Mida kaugemale sa oma valdkonnas, oma tööalal, oma kirealal, oma spordialal jõuad, seda raskemaks asjad lähevad. Ja see on see ju, mida sa tahad. Sa tahad olla oma ala parim, tahad õppida, tegutseda, osata järjest rohkem, jõuda kaugemale kiiremini ja miks mitte tervemalt. Nüüd pannes ennast kogu aeg olukorda, kus sinu oskused on võib-olla natukene väiksemad kui see, mida sa ootad endast või see, mida teised sinust ootavad. Oled sa kindlasti ohus, et mingi hetk võib motivatsioon langeda, mingi hetk võid sa üle treenida või mingi hetk tekib selline soov mitte midagi teha. Mina olen Liisi Toom, olen performance coach ja aitan sportlastel, aga ka juhtidel ja ekspertidel leida endasse vaimne tugevus, vaimsed taktikad, mis aitavad oma tööd, oma spordiala, oma valdkonda tervelt ja jätkusuutlikult siis pühenduda, et maksimaalselt endast lauale panna. Ja tahaksin jagada ühte mõtet täna, ühte mõnes mõttes lihtsat ja teiselt poolt väga kergesti unustatavat tehnikat või mõtteviisi, mis tegelikult on üks olulisemaid asju, aitamaks sul pika aja jooksul jääda oma valdkonna, oma pingutuse juurde, tunda ikka ja jälle seda motivatsiooni. Ja võib-olla sa juba tead seda asja. Kui sa mõtled tagasi algusele, kui sa alustasid, ja ma võtan sportlaste näite, kuna sportlased on need, kellega ma peamiselt tegutsen. Kui sa alustasid trenniga, on see tennis, on see jalgpall, on see jooks, mina ise olen aerutanud ja aerutan, siis mis oli see põhjus, miks sa jäid selle trenni juurde, miks sa tahtsid trenni minna, mis sulle meeldis seal, mis tekitas selle tunde, et vot, ma tahan kulutada oma aega selle treeningu jaoks. Tihtipeale on seal paar asja, on ägedad sõbrad, toredad inimesed, meeldiv treener või siis ka tegevus ise pakkus sulle naudingut, mõnu, õudselt tore oli. Tuli asjad hästi välja, isegi kui ei tulnud, siis sa tundsid, kuidas sa pingutad ja kuidas sa said sellest sellist enesekindlust, rahulolu, naudingut oma pingutusest. Nüüd, mida edasi, seda rohkem hakkavad muud asjad tähtsaks muutuma. Kas tulevad võistlused juurde? Kaotusi tuleb rohkem tuleb neid tehnilisi elemente, mida sa ei oska, mida sa pead õppima ja mis võib-olla ei tule enam nii kergelt, et oled saavutanud mingisuguse platoo, kus areng on võib-olla ainult mikrosekund. Ja tihtipeale olümpiaks juba treenides, siis sa lihvidki väga väikeseid asju, see vahe oma algoskustest lõpposkusteni on tõsiselt pisike. Ja siis võibki tekkida küsimus, aga miks ma seda teen? Ja vastus tihtipeale, mis aitab edasi liikuda, aitab jätkuvalt pingutada, teha rutiinseid treeninguid, on see märkamine, mis sulle selles alas, kas on siis konkreetselt ala või see treening, keskkond, mis sulle seal meeldib. Miks sa tahad seda teha, mida ta sinule endale annab, kui võtta ära kõik sponsorid, tähelepanu, võidud, mis see sinu jaoks reaalselt tähendab? Ja selles vastuses tihtipeale peitubki see väikene säde, miks jälle minna trenni, mis on täpselt samasugune võib-olla kui eile või aasta tagasi mingite muudatustega loomulikult nagu arengus ikka. Aga sisuliselt, et sa teed seda ühte ja sama asja rutiinselt, harjutad ja võib-olla tulemus on harva näha. Ja kaotus on võib-olla pigem tõenäolisem kui võit. Püüa see enda jaoks hästi selgeks, hästi eredaks teha. Et rasketel hetkedel, mis on väga normaalsed, et ikka tuleb tagasilööke, et sul oleks see meeles, et praegu on raske ja see on okei. Võib vihastada, võib kurb olla ja siis mõelda, et okei, aga see on selle pärast ja see annab mulle ühte või teist naudingut.
See on väga väike, aga võimas trikk. Mõtteaineks ka treeneritele, kes võib-olla seda videot vaatavad, et kuidas teie treeneritena, lastevanematena, elukaaslastena saate aidata inimesel, kes on võib-olla motivatsioonikriisis, näha, et mis teeks teda rõõmsaks selle spordi tegemise juures jätkamisel. Meenutada neid hetki, kui see inimene tuli rõõmsana koju või trenni ja ütles, et seda teha on jube äge. Mõelge sellele, pange kirja või meenutage. Minul endal on näiteks Lisa Carringtoni pilt kogu aeg silme all, kes inspireerib mind alati ikka ja jälle vee peale minema, isegi kui on raske ja kui juba lihased on valusad ja kõik ei tule nii hästi välja, siis minul on mu inspiratsiooniinimene, kes siis näitab, kui äge see ala ikkagi on ja paneb mind tahtma ikka ja jälle parem ja parem olema. Kui on küsimusi, mis veel aitaksid motivatsiooni kas hoida või tõsta või selle pingutusega toime tulla, siis olen olemas vaimnetreening.ee. Võib vaadata teisigi mõtteid ja kui sul tundub, et see video võiks kellelegi kasulik olla tema motivatsiooni nii-öelda tõstmises ja uuesti meenutamises, et miks sa seda asja teed, siis kindlasti jaga seda ka teistega. Ilusat päeva!